Tere tulemast, vaatame järjekordset Petrolets podcasti. Tänases osas on meil külas Evald-Hannes Kree, kes on paljudele teada JP-Carsi ühe liikmena, esindajana ja kuuleme lugusid, kuidas algusaastatel käidi Jaapanis kohvriga GTR-e toomas, kohvide ja rahadest. Jaa, absoluutselt ja kui mõned nendest GTR-idest said Rooro laeva peal kriibitud, siis võis vaja minna uut esiklaasi, mille saab muidugi Glass Drive'ist ning ega siis rehvid ka pika laevasõidu peale võivad vanaks saada, nii et Baltairist saab alati ka uued rehvid. No nii, tere Hannes! Tervist! Sina oled selline mees, kes toob JP-Carsi nime all igasuguseid autosid Jaapanist ja Lõuna-Koreast ja... Mitte vist ainult autosid ka, on ju? Vist ka mitte ainult autosid, vaid igasugu asju ja et sul on väga-väga palju muljetavaldavaid masinaid ikkagi läbi käinud, kuid elu ei alanud ju autode toomisega, vaid ikkagi kuskilt varasemast, et see petroseksuaalsus on nooruse teema kindlasti. No, et siin oli nüüd mitu küsimust, et kust otsast siis nüüd alustada. Kus kõik algas? Kus kõik algas? Algas ikkagist autohuvist kõik ja kui ma olin 13-aastane, siis minu elus juhtus selline sündmus, et kuna ma olen Kadriorus sündinud ja kuni 13. eluaastani seal kasvanud, siis vanemad said valmis eramaja, niivõrd kui valmis sellel ajal, aga siis me kolisime Sauele. Ja siis ma elasin Sauel sellisel tänaval, mille nimi oli Mehanisaatori tänav. Sellist tänavat enam ei ole, ma olen sealt mõnikord mööda sõitnud vaadanud. Ja see Saue on muidugi nüüd täiesti muutunud, et vabariigi alguses siis Saue oli niisugune, kus siis oli palju kruusateid, seal Tõkke tänava tagumine pool ja see oli kõik ikkagi selline, seal oli ma ei tea, mitte iga kolmas maja, vaid pigem 4 majas 3 olid poolikud karbid ja tühjus. Ja siis mul õnnestus naabrimehelt osta Saporosets ja see maksis kas 400 krooni või midagi selle aja kohta, kooliõpilasele suur raha. Ja kas siis ma ei mäleta, vanemad andsid midagi juurde, mul oli midagi kogutud ja siis oli nalja kui palju ja sealt see asi kõik algas. See oli siis aasta mõttes mingi 90-ndate alguse esimesed lugu. Ja. Ja siis oli 400 krooni, oli ikka päris kõva raha. Sest mina mäletan seda krooni üleminekut napilt, ma olin siis mingi 5-6 aastane. Aga ma mäletan seda, et asjad ei olnud nii, et ei maksnud sentides ikkagi, No jah, see võis olla niisugune võib-olla seal 97, 8 midagi, aga eks ta ikka selles mõttes ja siis tänapäeva mõistes see oleks väga kriminaalne tegevus, sellele see tundus täiesti normaalne. Aku oli sellel sapakal kehv, et seal natukene pidi laadima, natuke pidi kaasa väntama ja siis sai siis sõidetud, kas siis vanemad keegi istus autos või sõbrad ka peal ja siis niimoodi see sõitmine algas siis siin tagatänavatel Sauel. Mõned aastad hiljem sai seda ise samamoodi sapakas selle 968-ga tehtud. Äkki sama sapak? Ei, minul oli seebikarp, see oli vist... See on see uuem ju, see kandiline. Ja, jah. Ja, samaga. Ja 965 on vana, 968, jah. Just, siis meil olid need radiotehnika, ei see ei olnud minu oma, see oli sõbra oma. Mis värvi oli? Radiotehnika S90 kõlarid olid tagaistmele pandud ja siis oli just see Benassi Brosi Satisfaction välja tulnud. Sellega aknad all sai. Sul ei olnud neid? Mul ei olnud neid. Mul ei olnud raadiot ka, aga seda ei olnud üldse vaja. See oli kõik teise järguline, kui oli pedaalid ja rool ja sellest oli juba nägu naerul. Ja sealt edasi siis, ma mäletan, meil oli siis perest teist autot vaja ja siis ma muidugi isa masseerisin, et see võiks olla siis kas Volkswagen Golf 2 GTI, et siis et ma paari aasta pärast load, täisload 16, mul olid poolikud load, et see võiks olla, aga siis me käisime neid vaatamas. Nad olid sellel ajal ikkagist meie pereeelarve kohta liiga kallid ja need, mis odavad olid väga nigelas seisukorras. Ja siis meil õnnestus siis selline auto osta, siis Opel Kadett GSI, millel olid siis digitaalsed näidikud ja randiga valuväljed asjad ja siis sellega siis sai päris palju sõidetud. Mul olid poolikud load, mõni vanem sõber siis sai kõrval istuda ja
Sauelt siis reede õhtul linna poole või kuhugi sõita, et see oli väga põnev. Et see oli nagu esimene selline, ütleme, päris automoodi auto. Ja ei, see ei ole kusjuures üldse mitte nii-öelda ka tänapäeva mõistes ei ole tegemist kuidagipidi niisuguse kehva dünaamikaga autoga, et ei kaalunud mitte midagi, see 2-liitrise mootoriga vist. Minul oli lahjem, minul oli see 1,8 ja eks ta selle aja kohta tundus jõledam rakett, aga et need mälestused, ma olengi aru saanud, tihti ongi parem sinna jätta ja tänapäeval seda mitte rohkem sinna istuda, et eks ma arvan, tänapäeval iga pereauto on ka võimsam ja erksam kui selle aja kohta selline, ütleme, kuum pära eesti keeles. Aga sa ei ole proovinud nüüd modernsel ajal sellist... Ei, ma olen seda meelt, et need asjad kõik, mis on, las nad jäävad sinna ja pildi pealt on ilus vaadata, et see ikkagi... Et just muuseumit ei ole endale tahtnud hakata ehitama, et kõiki oma nii-öelda kunagisi eksemplare siis kuidagi kokku koguma ja siis neid... Ei, ma olen enda jaoks need läbi mõelnud, et kindlasti mitte, et ma olen ikkagi seda meelt, et need autod, mis sul on, neid peaks saama siis kas ühel, teisel või kolmandal moel kasutada ja neid lihtsalt koguda ja et see on võib-olla kellegile teisel, et see on väga kindlasti paha, aga selleks peaks siis olema kindlasti sobiv ruum ja asjad, et mul nagu süda hakkaks verd tilkuma, kui ma nüüd ostan ja kuskil hoovi nurgas see auto roostetab, et siis parem teda ei oleks. Ja selle jaoks on vaja juba päris suurt maja, et nagu eraldi automaja. On ka, ma olen mõelnud ka selle peale, et kui mul peaks mingil hetkel elus päriselt raha olema, et siis ilmselt mul seda tegelikult ikkagi ei oleks, mul oleks hästi palju autosid. Sealt edasi siis mul juba aasta hiljem oli ostetud 320 BMW rida 6 mootoriga, see oli siis E30. Rullikas siis. Ja Sauel oli selline, see on vist tänapäevalgi on niisugune väärkoht, oli nagu BMW lammutus. Sealt siis sai kõike, mis oli vaja, et sellel ajal, kui täna lähed suvalisse siis poodi või lattu või saad tellida mida iganes piduriklotsidest kuni rattalaagrini, ega sellel ajal piduriklots ja võib-olla rattalaagrid tehti B-varu osana ja küünlaid ja mõnda rihma ülejäänud oligi siis kõik kas kasutatud osad või uued osad ja uued osad olid ikkagist hinnaskaalalt ja ampluaast nii väljas, et see nagu ei olnud kuidagi mõeldav, et nüüd sa ostad sinna BMW-le, ma ei tea, midagi uut. Ja siis Lammar aitas, aga see vist on nagu niisama mingi 325 ka, et ikka natuke... 320 oli. Või 320, jah. Kõige tavalisem sinepi värvi 320 oli, aga kui sa oled 17-aastane ja see on sul päris enda BMW, et ja sellel ajal siis ütleme, et see juba tuju tegi heaks. 4 uksega või 2-ga? 2-ukseline. Kupee siis nii-öelda. Ja, oi, see on ja unistuste masin omagi lapsepõlvest mäletan. Naabrimaisid, kellel olid E30, olid ikka tegijad. Ja siis sealt muidugi oli vahepeal mingid aastad mul selline haigus, mille nimi on siis BMW haigus. See, mis käib selle noore mehega nagu paljuski kaasa. Ja, eks ta selles mõttes käib kaasa, et siit küsimus teile, et mis see BMW tähendaks siis? Seal on erinevaid. Sa mõtled, et see on otseses mõttes? Baieri mootori tehas. Selles vanuses me teadsime, et bring me woman. Võib-olla oleksid seda 20 aastat tagasi mult küsinud, oleks vastus sama olnud. Ja siis sealt edasi mul õnnestus soetada BMW 635 CSI ja see oli siis manuaalkäigukastiga Saksast toodud auto, selle ma ostsin siis Ranno Buntsenilt, siis me saimegi tuttavaks. Ja vot see oli juba selle aja kohta masin ja see oli siis ka ütleme niisugune oma näitajatelt, et ikkagist selle aja kohta juba niisugune auto, mis ikka juba natuke liikus. Ja see oli mul siis päris pikalt, sellega ma siis ülikooli aeg sõitsin ja bensiin oli odav selles mõttes, sellepärast muretsema ei pidanud ja lõpuks ma ehitasin sinna veel turbomootori peale ja sellega sai isegi käidud mingitel speed-testidel ja kiirendusvõistlustel 20 aastat tagasi ja siis mingi aeg see tuhin muidugi sai otsa ja siis sai see auto ära müüdud, aga see ütleme... Räägi nendest kiirendustest, kuidas läks? Tuli karikaid ka? Ja, ma sain ikkagis ka mõned karikad ja selle sama BMW-ga kõige parem aeg oli 12,7
siis selle aja kohta, et tänavarehvidega ja selline auto, et noh, see ikkagist oli hea aeg, aga noh, mis seal nagu on, et eks entusiasmi oli palju, aga noh, selle autoga tavaliselt pooled korrad midagi juhtus, kas lõi turbonõudvikul lahti või siis halvemal juhul detonatsioon sõi kolvid ära või noh, midagi taga juhtus ja sellel ajal see mootori seadistamine, see kõik käis põlve otsas ja mul oli seal Hestek juhtaju, see oli üks esimesi, mida Eestis siis sai osta ja ütleme, et see oli niisugune tore, et nagu ma ka päris palju ise seda autot ehitasin sellel ajal ja putitasin ja et siis oli selline huvi ja eks sai sellest siis mingi aeg villant. Et ma tegelikult seda algust kõike kuulates siis need, no see sapakas nüüd kõrvale jätta, aga ikkagi, et nagu seda pere esimest autot või nagu sinu mõistes siis läksite seda pereautot ostma, et millega sa siis lootsid hiljem sõita saada, see kadett, eks. Et kas sul nagu siis pere poolt ka siis vanemate poolt nagu kuidagi see auto teema on nagu olnud nagu päevakorras, sest noh, ma kujutan ette, et lihtsalt nii-öelda tavalisele pere peale poeg hakkab rääkima, et kuule, et tegelikult võiks ikka selle GSI osta, et noh, räigelt on seda just tingimata. GTI-st alguses, et saaks ikka GTI ja GSI. Jällegi, jutt oli ikkagi mingist käredamast mudelist, et noh, mingi asi pidi seal ju olema, et mis nagu selle ära rääkis, et noh, sama miks sa võtad mingi võimsa, nii-öelda mingi suutlikuma masina, kui võiks võtta selle tavalise kadeti ja maksab palju vähem. See on mul küsimus vanematele, seda me ei tea, miks, aga et noh, ma käisin ka noorena automodelismi ringis ja mul on nagu ikkagi see kõik, mis on autod ja tehnika ja kõik see eluaeg huvitanud ja ju siis, noh, kuna see osteti perre teiseks autoks, no ju siis ikkagist midagi oli. Ja see ei olnud ka väga suure mootoriga, siis sellel ajal vaadati ka, et ikkagi palju kütust võtab ja muid asju ja niimoodi ta läks, et selles mõttes ja ma sõitsin selle autoga ikkagist oma, ma arvan, mingi 16, siis sõitis ka vanemad sõitsid, aga noh, ma arvan, et kokku oli see peres meil seal 4-5 aastat, et teenis ausalt. Lõpuks ta hakkas kergelt ikkagist roostetama, aga tehniliselt ta pidas hästi vastu ja ütleme, et igati õigustas see osta. Aga nüüd tulles sinna kiiremate autode maailmasse tagasi, mis sellest dräägiautost siis sai? Nii-öelda dräägiautost? Et sai villand, müüsid maha? Ja, eks ta ju selles mõttes, et sulab kolbidega jah, et ma ära ta müüsin. Ma ise ei tea isegi, kes ostis. See seisis Eiki Lille juures, seal keegi tahtis. Leppisime hinna kokku, et nagu öeldakse, et keegi sai sitast lahti, keegi sai sitaks ja auto. Eks sinna raha sai kõvasti selle aja kohta sisse pandud, et eks see oli kõva miinusprojekt, aga et noh, ma ei tea, ma ei ole seda autot kunagi sõitmas näinud, mis tast üldse sai, ma ei oska öelda, aga ega seal auto ise oli kobe ja sinna oli palju investeeritud, igasuguseid käigukaste, reduktoreid ja kõiki muid asju vahetatud ja noh, ega kui ta oli juba niisuguseks pool träägiautoks ehitatud, noh, ta ei näinud küll välja, seal ei toruraami ega midagi, aga sealt oli siis konditsioneer eemaldatud ja mingid asjad, et ega noh, siis ütleme, et rong oli juba läinud ja siis mul tuli selline juba Jaapani autode igasugune kirg peale, et siis ma hakkasin sama aeg Jaapanist esimesi autosid tooma ja siis juba siis Subaru Impreza de Roll ümber ehitama, nendega siis rahvasprintidel käima, mõnikord ka mõndadel kiirendustel. Samamoodi Evosi esimese ma tegin Evo 4, siis juba Evo 5 ja 6 ehitasime ümber. Ja siis tundusid need autod nagu kuidagi juba lahedamad ja ka noh, aastaringselt sõita, et see BMW-ga, noh, ega siis suvel oli ta ka tore, aga see oligi ka kõik. Aga neid asju hakkasid sa tooma Jaapanist just sellepärast, et nagu sul oli vaja ja vaatasid, et sealt saab või et oli kohe siuke mõte, et võiks natukene business'it ka teha? Eks see ikkagi, ütleme, need asjad on mul eluaeg käinud käsikäes, et ma tihti ostan ikkagi ka emotsiooni peale mingeid autosi ja kui ma neid niinimetatud Exceli tabeli meetodil seda autoasja teeks, siis ma oleks kindlasti
oluliselt edukam autokaupmees, et aga ja ma tõin ülikooli aeg Saksast autosid ja mul oli seal tuttav türklane Mannheimis ja ma tõin sealt päris palju ikkagist niimoodi, et iga kuu ühe treileri täie mingid aastad. Ja need olid siis tellimuse peale? Ei, siis olid Audi 80, Opel Vectrad asjad ja ma tihti müüsin neid nagu kohe siin edasi müüjatele ära. Mul olid vanast ajast siin tuttavad, siis kes ostsid ja kui sealt see 6-7 autot tuli, siis Honda Prelüüdid ja niisugused, et seal ega sellega rikkaks ei saanud, aga seal oli pidev rahavoog ja kõige lihtsam oligi, et annad kohe nad ära ja kui on plussiga tehing, siis on plussiga tehing. Aga kuidas ma Jaapanist tooma hakkasin, et see on üldse niisugune väga huvitav kokkusattumus. Siis me teeme mingi aeg Leedust autosi ja siis mul üks sõber oli ostnud Leedust Camaro ja seal olid aeroglüüfidega etiketid ja asjad. Ja ta ütles, et see on Aasiast. Ma mõtlesin, mis kuradi Aasiast. Läksin mingi paar nädalat mööda, küsisin, et Hiinast. Ei, et see on Jaapanist. Aga ma ütlesin, et Jaapanis on ju rool teised pool, et kuidas see saab Jaapanist olla. Ütlesin, et Jaapanis on ka saatkonna autod ja siis ma ei teadnud, et tegelikult need ei ole saatkonna autod, mis vasakupoolse rooliga Jaapanis on, et see on niisugune rahvuskumus, et need on saatkonna autod. Tegelikult nad ei ole saatkonna autod, aga sellest me võime eraldi rääkida. Ja siis hakkasin uurima ja see sama sõber, siis tema on IT taustaga ja siis ta ütles, et tead, et Jaapanis on autod nagu odavad, vähe sõitnud ja mingid valik on suur ja on vasakpoolse rooliga autosi. Siis mul hakkasid muidugi kohe dollarimärgid silme ees keerlema. Tänapäeval on ju lihtne, küsid ChatGPT-lt või guugeldad või siis sellel ajal midagi eriti guugeldada ka ei olnud. Inglismaal mõned lehed rääkisid natuke Jaapani autoturust Jaapanis, kõik kodulehed olid jaapanikeelsed. Aga see referentsi mõtles aastast räägime umbes 2005-2006. 2005, 20 aastat tagasi on see ikkagi, ütleme, interneti mõistes, küll interneti ajastu, aga niisugune ja ega siis lendamine oli ka kallis ja siis ma mäletan Stockmannis tullud päevad. Läksin siis sirge seljaga Stockmannisse, ostsin lennupiletid ja lendasin siis Jaapanisse vaatama seda asja, et täpselt nii ta oli ja mul oli siis otsitud seal ka mingi Jaapani kontakt, kellele ma siis ütlesin, et ma tulen ja sularaha oli kaasa võetud ja kõik asjad ja siis ma siis ütlesin, et ma siis nüüd tulen ja ta ütles, et väga tore, et tuled ja siis maandusin Jaapanis, ütlesin, ma olen nüüd siin siis, et kus ma siis tulen, siis ta arvas, et tal need tulijaid on seal 10 olnud ennem, kes tulevad, et ükski ei olnud kohale jõudnud, et ta oli nagu kerelt ise šokis. Kuskilt Eestist mingi vend ilmuski välja. Ja tuligi ja siis ta oli oma autopoes saatnud pilte, tal oli siis sellel ajal, siis oli niisugused lillakas sinised Evo 6 järjest ja siis valged Evo 6 ja igasugused Suprad ja asjad, tal oli siis niisugused sportautopood nagu. Ja siis ma ootasin, ma mäletan seda lennujaamas siis mitu tundi ennem, kui ta siis ühest Tokyo otsast teise tuli ja siis ta tuli sellise Eesti mõistes mitte minivänniga, vaid mis need hästi väikesed sellisega tuli siis. Ja siis ma algus nagu olin pettunud lausa selles vanuses, et mis mõttes ma mõtlesin, et tuleb siis mingi ägeda pilliga mulle vähemalt järgi. Ja siis pidime siis sellisega sõitma. Et siis see arusaam nende kultuurist ju puudus ja ma mõtlesin, et seal kõik sõidavadki siis supratega ringi või midagi sellist, aga tegelikult tänavapildis olid siis need samad minivännid ja igasugused muud veidrikud. Need väikse kubatuuriga autod, meil on maksu teema, numbrimärgid, aga teist värvi. Parkimiskoha teema. Täpselt. Et ma olen ise ju Jaapanis mitmeid kordi käinud ja see ongi täpselt see sama parkimise koht ja üks on see, et on laius kohal, pikkused sa sinna, pluss parkimismajad. Ega parkimismaja kõrgus on 1,60 m, nii et mina seal püsti käia ei saa. Ja tõsimeeli, kui meil on näiteks 2 korrust, siis nemad mahutavad selle peale 3. Ja samamoodi on ka korterid, et seal on lagi on kuskil 2 meetrit, mitte rohkem, kui sa kortermajja lähed. Läksid inimesed ka natuke lühemalt? Jah, seda kindlasti. Nii, aga
võttis su peale ja siis viis oma ja salongi. siis viisi salongi ja ja siis ma siis vaatasin neid hindasid seal, arvutasin, siis ma alguses arvasin, ma arvutasin valesti. See nüüd on hea naerda, aga siis need nagu koha peal need autod olid meie mõistes täiesti ilma rahata. Evod. No ükskõik, mis auto, need, mida me siis tõime, kas nad olid siis mõned siis Cipresad, Evod. Väga palju ma tõin sellel ajal neid SL 500 ja 600 Mercedeseid, niukseid 90ndate alguse mudeleid. Ja kui siin oli krooni aeg, need korralikud autod maksid 250-300 000 krooni, siis neid seal Jaapanis põhimõtteliselt võis kilo hinnaga osta, et need oli seal palju. Nende jaoks ta oli vana mudel ja kui seal Jaapanis on auto piisavalt juba vana, et siis seal on huvitav asi, et kui Eestis vaadatakse, et kui autot ostetakse, mis ta maksab, siis palju maksab veel kasko ja palju kütust võtab nagu. Ja mingil määral palju siis ka kindlustus näiteks maksab mingil autol, aga Jaapanis on väga tähtis, et on parkimine. Ja kui sul on suur linnas auto, sul peab olema parkimiskoht ja kesklinna parkimismajades, kus siis Ferraris ja Porschesi hoitakse, seal parkimine maksab seal 3-5 000 eurot kuus. Kui siis need parkimismajad, mis on kesklinnast väljas, seal on 1000 midagi ja siis äärelinnas on 200-300. Päikse, kes autot hoida ei saa, päike saab auto ära. Ja nüüd ongi, et kui sul auto näiteks leasing maksab, ütleme, toon mingi näite 1000 eurot ja parkimine on 1000, kui see auto jääb sul juba vanemaks, siis sul ei ole ju mõtet enam 1000 parkimise eest maksta, siis sul ongi sund see ära müüa, kuna kus sa ta siis viid, sa viidki ta siis kas oksjonille või diilerite juurde, kes panevad oksjonille, sest need keegi seal koguda ei saa niisama. See pole kuhugi panna lihtsalt. Jah, pole kuhugi panna. Ja riik on ju just 9 korda suurem kui Eesti pindalalt, 8 korda suurem, aga inimesi elab 128 miljonit. Ja lisaks on ta ka mägine riik. Ja ka saartest koosneb. Täpselt nii ja suurlinnades see ongi niimoodi, et kui Euroopas peredes on ka tihti mitu autot, siis Jaapani autokultuuris ikkagist auto on selline, kas on üks auto või siis kui ka teine auto on, siis ta on ikkagist väga luksusese või selline, millega nädalavahetusel sõidetakse, selles ka madalad läbisõidud, et selle autoga ei sõideta iga päev, sest suurlinnades ei olegi kuskil autoga sõita, et sa ei saagi, ummikud on nii suured, et seal ei ole mitte kuskil sõita. Et võib siis öelda, et nagu niisugune sellise edeva auto omamine Jaapanis ongi siis ikkagi otseses mõttes rikaste lõbu. Ja siit me nüüd jõuame ka siia, et miks paljud need Porsched ja Mercedesed ja vasakpoolse rooliga on, sest nendel on ju parempoolse rooliga Inglise turu mudel ju ka kõigil olemas ja Jaapani turu, et see näitab staatust Jaapanis. See on umbes nagu meil Jaapani auto peab olema ikkagi parempoolse rooliga, et muidu ei ole nagu õige. Seal on vähe teistmoodi. Ja seal ikkagist jõukas inimene ostab ja kui sul on Euroopa auto, siis sa oled ikkagist teistes 2 pügalat kõvem tegija, kui sul on rool vasakul. Nii naljakas, kui see ei ole, kui siit sellega ka sõita ei ole, aga konsakingad ei ole ka mugavad, ikka käiakse, nii et... Seal juures Jaapani... Seda ei ole proovinud, aga parempoolse rooliga olen Eestis pidanud ringi sõitma üle aasta ja julgen kinnitada, et on teatud väljakutse. Seal juures Jaapanis on neid nii palju vasakpoolse rooliga, et kui sa lähed nende kiirteede maksuputkadesse, siis kõige vasakpoolsem putka on left-hand drive autodele, ehk siis vasakpoolse rooliga autodele, seal on pileti, see on teisel pool. Ongi nagu mõeldud selle peale, et liikluses on neid nii palju ja mulle veel see minu Jaapani sõber seal olles just mõned päevad tagasi tulin sealt, eks ole, rääkis, et see on ka selles mõttes staatuse sümbol veel, et vaata, kui sa ütlesid, et Euroopa auto on nagu, et see näitab, et sa oled tegija, siis valdav enamus jaapanlasid ja autodest mitte midagi. Seega nad ei tee vahet Jaapani autol ja Euroopa autol. Aga kui nad näevad vasakpoolse rooliga autot, siis nad saavad aru, et see on välismaa. See on jah. Nagu see on veel eriti, et ka kõige madalam nii-öelda pööbel saaks aru, et vaadake, mul on ikka kõvad. See peab ikka midagi muud olema, see ei ole. Ja mis seal veel on siis, mis veidrusi ma olen näinud, et seal müüakse niisugused numbri aluseid, kus siis oleks justkui nagu Saksa
siis number veel all ja siis on see äär, kus on siis D-täht ja sinna peale siis pannakse Jaapani number, et siis see oleks nagu Euroopast auto toodud ja unustad numbrid alla, et noh, kui siin Eestis siukse porno teeks, et jätaks saksa numbrid alla, noh, see vaadatakse ikkagist päris viltu, aga noh, ütleme, et Jaapan ongi niisugune teine kultuur, omad veidrused ja nii ta seal on. Aga tulles ikkagi nüüd tagasi selle esimese ostureisi juurde, et no läksid siis kohver kaasas. et oli sul mingi plaan ka, et ma nüüd, oli sul mingi konteinerveofirmaga mingisugune kokkulepe? Kas sul see järgmine tegevus ka juba? Sa lihtsalt läksid, et mul on raha ja ma tahan autot, et noh, et nüüd... Sõidan koju, kui vaja. No selles mõttes, et ega kui sa oled 20. alguses, siis see tahtmist on, ega siis ei ole piire, et selles mõttes, et no mis seal siis saab olla. Aga kuidas sealses keskkonnas siis see konteineri väljaajamine oli või siis see müüja tegelikult jagas matsu ja... No eks siis kõik need asjad kokku, et ega ma sellelt müüjalt endalt autos ei ostnud. See müüja üks tegevus oli ka, et nad siis oksjonimajades siis vahendasid neid ja siis ma käisin seal Tokyo suures oksjonimajas siis koha peal ka. See võis korralik šokk olla. Jaa, ma ei olnud elust näinud nagu nii palju autosi ja seal oli siis, ütleme, see betoonkamakas meenutas natuke meie linnahalli oma mastaapidelt. Siis see oli täiesti nagu, noh, ütleme, linn linnas või riik riigis. Ja siis kuna tal oli vaja mingitel klientidel juba mingid autosi osta, siis ma käisin jõlkusin taga kaasa. Käisime siis seal platsidel, seal platsid on nummerdatud, see oli mingi süsteem. Ja seal neljapäevasel päeval siis müüaks umbes 10 000 autot ühe päevaga oksjonimajas. Selles ühes oksjonimajas? Ja. Ma olen kuulnud midagi sellist, et kogu Jaapani peale pannakse müüki 200 000 autot neljapäeviti. Nad kõik ei lähe müüki muidugi, nad ära ei müüda. Ma võin eksida, võib-olla ta oli 14 000, aga ikka see oli tohutu number. See oli mingi selline, et Eestis võib-olla poole aasta müük või aasta müük, et keegi peab ka need ju ära menetlema, et keegi kuidagi nad peavad ju liikuma, see info see on süsteem. Ja siis sellel ajal ei olnud mingeid äpp-asju, sul olid siis mingid oksjoni niisugused välja prinditud lehed ja kõik seal oli siis eraldi... Kõik eraglühvidest. Ja kõik. Ja ka seal... Numbrid olid ainult. Mul oli lihtsalt siis au kaasas käia, siis olid eraldi mingid aedikud, kus olid siis Euroopa autod ja no ütleme, et sellel ajal seal ikkagi Testarossas ja niisugused, need oli seal palju, siis need polnud sealt kokku ostetud, nii nagu nüüd. Ja siis, mis oli huvitav, see oli kohe eraldi niisugune Eesti keskmise linna mõõtu või võib-olla Tallinna mõõtu bussijaam oli oksjonikeskuses. Ja sealt siis niisugused mikrobussist, natuke suuremad bussid ja mikrobussid siis olid kohe liinid. Ja siis nad sõitsid nende platside vahel ringi, sest see ala, kus need üle 10 000 auto, siis seal ma arvan ladustatud võis olla 20-30 000 autot kokku, sest mõni tuuakse, mõni viiakse, et see ei ole nii, et ju iga nädal tuuakse ja kõik viiakse. Ma ei tea, lihtsalt referentsi mõttes jälle just anda nagu endale seda asja. Paldiski sadam on väga väike koht selle kõrval. Ja ma mõtlen, et seal on suur platsid. Ma mõtlen mingi Rocca al Mare parkla, seal on ilmselt mingi 1000 autoparki. Õigem on võrrelda seda mõne suure lennujaamaga, kus on ka need parkimisplatsid. Ja bussijaam. Just liikuma lennujaamast bussiga. Sul ongi see long term. Just. Ja see ütleme, et oli äge kogemus ja riigis, kus ruum ei ole, on selle jaoks ruum. Kuidas ikkagi auto sealt said? Ja ma ostsin esimese reisiga ikkagist kohe autot ka, et me ostsime sealt. Aga sa siis ostsid oksjonilt juba? Ja oksjonilt ostsin. See vend siis andis oma nii-öelda oksjoni kontakti või tema vahendas sulle? Tema vahendaski, ma käisin taga seal oksjoni majas, kus seal olid niisugused joystikud, kõik siis pakkumine käib ja seal ma olin nagu, ütleme, siis ma nägin mingit autot, selline hind, proovis hüüda, et see on nii odav, et ostame selle ka. Ta ütles, et ei, et meil on reeglid. Et sa ütle, mis sa tahad, sa ütled, kuhu maani ma pakun ja siis ma pakun. Aga nii ei saa, et sa hakkad vahelt ütlema, et siis see ei tööta nii. Ja ma ikka tegin mitu katset, et sui, näed, et siin on äge, et proovime seda. Ta ütles, et ei, sul on välja valitud autod, me pakume ainult neid. Ja see on ka nüüd see, mida me nüüd klientidele ütleme, et andke meile palun juhised, kuhu maani võib oksjonil pakkuda
ja noh, nii et öösel keegi hakkab emaili saatma, et nüüd tõstame või langetame, noh, see ei tööta. Ja siis me ostsime sealt siis, mul oli kaasas, miks meie, üks hea sõber ja vana klassivend, kes tuli niisama kaasa. Ja tema sai siis SL600 Mercedese ja mina ostsin ka paar SL Mercedest ja paar siis Nissanit. Ja esimese korraga ma ostsingi kohe sealt siis 4 siis Nissan GT-R R32. Ja need siis esimesed autod, kuna ma siis konteineritega neid ei osanud tuua ja seda asja, siis kuidagi oli vaja need siia saada, siis need sai toodud Ro-Ro laevaga. Ja see reis siis võttis aega, ma arvan, sealt kauem kui konteiner. Ro-Ro laeva liiklus ei ole nii tihe, et nad jõudsid Paldiskisse, ma arvan, seal 3 või 3,5 kuu pärast. Ja Ro-Ro laev on siis põhimõtteliselt samamoodi ainult autodele mõeldud laev, kus siis sõidetakse autod füüsiliselt sisse. Ja nad peavad olema sõitvad autod ja seal on see, et kui näiteks auto lekib õli või mingi iga asjast on sanktsioon, et sinna niisugused, ütleme, ronte ei saa peale ajada, et nad peavad ikkagi korras autod olema. Kuuldavasti muidugi nende peale maha ajamistega kaavad seal mõned jupid ära autode küljest ja tõmmatakse kriimud peale. Nüüd seda enam ei ole, eks maailm on arenenud, seal on kõik kindlasti kaameraid täis, aga mul on küll ja küll olnud, kus raadiod või mingid embleemid keegi meremees on ära nokkinud või mingid täis. Eks seal on oma business kindlasti. Nendes sadamates ka ilmselt, kus seal vahepeal maha äkki aetakse Mumbais maha näiteks, äkki aetakse Lagoses maha, siis Singapuris kuskil korraks. Singapur, ma arvan, ei ole probleem. Aga ütleme, et kui see esimene ports ikkagi kohale jõudis ja siis ma panin kuulutused välja, et müüa Nissan GT-R. No siis oli niimoodi, et see oleks nagu, ma ei tea, tänapäeval paned kuulutused ära anda tasuta midagi, et telefon helises nädalaid ja käidi vaatamas neid autosi, mitte nii, et keegi tuli vaatama, vaid tuldi kohe, see oli ikkagi nagu ufolaev oleks maandunud. Et Eestis niisuguseid autosi varem ei olnud, keegi polnud neid toonud ja ma just tõingi mitte siis GTS-id, vaid GT-R-id ikkagist. Tipu siis kohe. Ja mõned neist olid siis originaalid, osad olid juba Jaapanis tuunitud, eks mis nendega sai siin ka proovitud ise sõita ja siis mõned need autod, mis ma tean, on Eestisse jäänud, vähemalt 2 nendest on, üks on siis see auto, mis käib sõitmas One Mile Challenge'itel, see on minu toodud auto. Aga tol ajal ju ei saanud parempoolse rooliga autosid veel arvele erinevalt tänasest. Ja, ei saanud ja siis üks teine auto, mis on ka, ma tean, et on Eestis siin samal omanikul 20 aastat juba peaaegu, et olda. Aga siis ei saanud parempoolse rooliga neid arvele ja me ehitasime neid siis ka ise, ma olin juba Impresasi ja Evos ehitanud ümber, siis ma olen ka ehitanud ühe GT-R-i ümber. Ja selle ma ehitasin siis Nissan 180 SX armatuuri ja roolilatiga. Ja DS13-tega vist neid tehti. Jah, ta küll kõige parem ei jäänud, aga... Sai arvele, on ju? Jah, sai arvele ja selles mõttes, et mulle endale isiklikult ei meeldi sõita, kui rool on paremal pool. Selles mõttes ma võin sõita, aga minu jaoks see auto, ta ei ole nagu mugav see sõitmine või niimoodi, et siis ma ikkagi ka need autod, mis ma ära ei müünud endale mingid jätsin, siis ma arvan, et ma olen elus seal üks neid Evosi tüki, 5-6 tükki ümber ehitanud, sama palju vähemalt neid Impresasi, nii 4 kui 2 ukselisi. Nojah, aga tõele au andes, et kui sa ostad ikkagi 25 aastat vana Nissan Skyline'i, siis sa ilmselt ei otsi taga mugavust. No siis nad nii vanad ei olnud. Olid ju. 2005, see oli ju 90. aasta auto. Ja nad olid 90, ma arvan, 3-4, jah, 92, 3-4. aastat vanad, jah. Täna mõtled 2010. Ja, aga nad selles mõttes, nad olid ka erinevad. Mõned olid küll coilover vedrustuse ja sellisega juba tuunitud, mõned olid originaalautod ja ütleme, et ega
ta on selle aja kohta, kui ta oli nagu originaalauto, ta ütleme, sõitis suht sarnaselt niisugune, kui võrdleks mõne Impreza või muu autoga, et oli ikkagi, ta ei olnud nüüd niisugune, et väga raputab või midagi täitsa sõidatav auto. Aga nüüd esimesed ostureisid tehtud, et aga minnes nagu tagasi sinu nii-öelda autoajaloo juurde. Et... No ega see muutiski palju ikkagist, et kui neid sealt Jaapanist siis ma hakkasin tooma, siis üks auto, mis mul nagu niisugune erksamalt meeles on, oli veel siis oli niisugune film nagu Fast and Furious. Esimene osa siis ilmselt, eks jah? Ja seal oli siis korlakas orantsikas niisugune Toyota Supra. Ja siis ma mõtlesin, et see on täielikust õnnest puudu. Nagu me kõik toon. Ja siis ma ostsin endale sellise jubedama bodykitiga 2 turboga Supra. Siis Markel Voit oli juba ühe sellise ümber siin vist ehitanud selleks ajaks, ja tal oli ka need juppe garaažis, siis ma sain talt need ümberehitamisjupid ja siis ma ehitasin sellise auto. Aga seda mul väga pikalt ei olnud, mul paar aastat taga sõitsin, et siis sai jälle huvi läbi ja ära sai ta müüdud. Ja mis siis oli, seal oli niisugune suur tiip taga ja politsei pidas pidevalt kinni, et see oli nagu probleem, et sellel ajal, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, ma ei ole selliste tiibadega enam ringi sõitnud ammu, aga siis see oli neile väga pinnuks ilmas ja sellist olla ei tohtinud ja siis selle sai 60 võtmega sealt ära keerata ja siis mitu korda juhtus, kus politseiga siis saime kaubale, et ma eemaldan tiiba. Trahvi ei saa, politsei arvas, et ma murran ta ära või midagi ootasid, siis ma tõin võtme, kruttisin ta lahti ja siis panin autosse ja sõitsin edasi. Et nii ta oli. Kuidagi väga tuttav kogemus. Pärnu maantee ääres seda sama asja saad teha 4-realisel. Mis autoga? E36-ga. Liiga suur tiib. Jah. Ringauto oli, On ikka probleemid inimesed. Siis mulle selgitati, et aga vaata, kui sa jalakäijal otsa sõidad, et see ju lõikab ta pooleks, see on ohtlik. Selle peale ütlesin, et mul on 110 alas, et kui ma jalakäijal otsa sõidan, lõpeb tal niikuinii halvasti see asi. Aga ikka pidin maha keerama. Ma mõtlesin üks päev sama asja peale, kui ma nägin 911 GT3 RS-i. Need uued ja jõhkrad. Et see minu autotiip selle kõrval kahvatub, et kuidas selline asi on liikluse lubatud. Mul ei läinud ka gabariidist välja päriselt nagu üle. No reeglid järgi ei tohtinudki minna. No muidugi. Auto pidi sõitma enda suurusest kastist läbi kõikide Just. Et ju siis on lubatud nüüd. Aga tänapäeval, mõtleme tegelikult küll, et see ülereguleeritus ja kõike seda, aga tegelikult tänapäeval parempoolse rooliga auto registrist saamine ei ole mingi eriline võlutrikk. Ma võin öelda ka, millal see muutus. Euroopa Liidus oli kohtulahend siis, kuna Malta ja Inglismaa olid sellel ajal Euroopa Liidus ja selline kohtulahend oli, see ei olnud Eestis, kus siis keegi kaebas Euroopas kõrgemasse kohtuastmesse ja Euroopa Liidus siis võeti hoiak, et peab saama registreerida mõlemat pidi rooliga ja peale seda siis mingist aastast võis Eestis hakata registreerima siis samamoodi parempoolse rooliga autos. See ei ole nüüd väga ammu, see on ikkagi mingi 2010 suurusjärk võiks öelda. Jah, midagi sellist. Võib-olla isegi natuke hiljem. See on suhteliselt värske lugu, sest ka see muutus mingi aeg toimus ja sa räägid ümber ehitatud autodest, täna ise seda mitte mingil juhul ei aktsepteerita, ma saan aru, et see ikkagi kuidagi margiesinduse kaudu käib, aga puudub ka otseselt vajadus seda teha, sest sa saad ka ilma auto ju sõitma. Kui sa just ei taha tingimata, et on sul... Ja ega siis tuli ka margiesindusest vaatasid, et kindlasti meil oli Subarus mõni tuttav joppe asjad ja siis ta tegi lihtsalt paberi välja, kus ta kirjutas, et on auto üle vaadanud ja kui ta oli korralikult tehtud, siis ta kirjutaski, et on kasutatud originaalvarosi ja et ega kui keeruline see siis peaks olema. Tehasest neid tuli ju nii ja naapidi, GTR-i küll mitte, eks, aga selles Imprezasid ja Evosid. Ja see Subarut on lihtsam ümber ehitada, sest Subarul see siis torpeedo või tulemüür, kuidas ta nimetada, ei ole nurga all ja tal on kohe need augud sees, et sealt on lihtsalt taamriga need kohad välja ja tõstad asjad ümber, et Mitsubishil tuli ikkagi kere lahti võtta, kogu siis see tulemüür, kõik need punktid lahti puurida, ära vahetada, ära värvida
ja seal oli tööd rohkem, aga selle autodel juhtmeid oli vähem, igast torusi asju oli vähem. No autod olid ikkagi lihtsad. Autod olid lihtsamad jah, et tänapäeva auto niisugune ümbertegemine on kindlasti oluliselt suurem peaval. Nii, aga ikkagi jälle autode juurde tagasi tulles, oma autode juurde tagasi tulles. Suprast oleme kuulnud. Suprast kuulsime nüüd. Ja no siis oligi väga palju erinevaid autosid sai proovitud, omatud, siis ma mingid aastad ikkagi seal, ütleme, mis oli mul üks niisugune arudlastest autodest, oli Mercedes CL63 V12 mootoriga, neid autosid on tehtud ainult paarkümmend tükki. Ja siis ta on ju 65. Ei, 63. 63. Jah. See on käsitöö auto, ta oli 2001 aasta auto. Ja ta oli siis baseerus CL600-l, mis oli siis puuritud 5,8 liitri pealt 6,3 liitri peale. Need autos Eestis, ma tean, me oleme toonud, on paar tükki veel alles ja nüüd nende hinnad on täiesti ulmekõrgustes. Ja see autol mul oli ka mitu aastat ja ega siis ta oli ilus vähe sõitnud korralik auto. Sai iga päev autoks teda kasutatud, et mitte küll talvel, aga oli see mugav sõita. Ja, CL600 Coupé on väga mugav auto, ta on ju siis hydraulise vedrustusega, selle aja AMG-d ei mürised niimoodi nagu tänapäeva autod, et ta oli väga hea auto sõita. Ei olnud hullult jäika hambaid välja löövad vedrustus pandud tehasest? Täiesti, tal oli täiesti standardne vedrustus. No ta on ju luksuskupeed, on ju mõeldud ikkagi rikka inimese ühest kohast kiiresti teleporteerimiseks, mitte kiiresti sõitmiseks. Ja, aga mingist aastast ikkagi, kui tulid need CL55 kompressor ja nendel ikkagist juba tehti siis summutid, nii et nad mürisesid ja sealt edasi kõik, aga mingi maani need AMG-d ikkagist olid suht vaiksed. Mäletan lihtsalt seda, et Top Gear kogu aeg kirus ju, et kui autosid hakati Nürburgringil arendama. Ja siis läks kõik kalvaks. Kõik, mis M-seeriad ja AMG-d ja RS-id ja kõik asjad tehti ülijäigaks. Et ma sellepärast sellest oli ajendatud. Ja, see James May probleem oli see. Clarksonile ka ei meeldinud. Aga jah. Ja sinna vahele siis sai ka mõned Porsched, mis sai toodud, sõitsin pikemalt, ühe suve sõitsin, mul oli 911 964 manuaalkastiga. Õhuga veel, eelviimane õhuga kereses. Ja, et sellega sai sõidetud täitsa meeldis. Täiesti suur kontrast kindlasti kõikide nende teisteks tegemist on ikkagi vana autoga ju nende nii-öelda CL-ide, Supra ja 90ndate aastate autode vaates, et ja, aga ta sõitis jah, et selles mõttes siis ma mõnikord sõitsin ka pikemalt seal mõne 126 kere Mersuga. Mulle meeldib 126 endal sõita. Ütle, mis asi see on neile, kes ei tea? Jah, see on siis S-klass Mercedes siis 80ndate siis aastatel seal. See kitsa pikka tulega. Need tehti 81 kuni siis 91 seda. Aga ilmselt see Porsche, mis on 964, mida sa mainisid, et see oli tõenäoliselt siis juba ka aastaarvult vanem auto kui see Kadett, mida õnnestus siis isale pähe märida, et peaks kindlasti oskama. Ei tea, see Kadett vist oli ka kas 88 või midagi, aga see Porsche oli 90-91 aasta. Lõpuaasta siis 964. 94-ndani vist toodati seda. 89-94. Nii. Et selline, ütleme, Porsche maigu sai siis suhu ja Porschel ikkagist mul midagi seal paelus, et nüüd ma olen ka hiljem siin sõitnud mitmed suved siin erinevate Porschedega ja see niisugune see hääl ja kõik, et ütleme, et seal ka ikkagist midagi on niisugune südamelähedast. Ja siis, mis nüüd siin vahepeal olnud, siis ma pikalt olin vahepeal Maserati usku. Mul õnnestus Jaapanist osta vähe sõitnud Maserati Gran Turismo, kuna tulid suht uued autod, vist 2 aastat vana auto. Nad olid uuena väga kallid, aga ma ostsin ta väikse avariiga, tegin korda. Ja mul õnneks sattus siis see niinimetatud BMW käiguastiga ehk ZF käiguastiga auto. Ma sõitsin taga 2 suve ja peale seda mul siis Jaapanist õnnestus osta
samasugune Gran Turismo, mis siis oli juba facelift mudel 4,7 liitrise mootoriga ja sellega ma sõitsin päris pikalt, vist 4 suve kokku sõitsin. Ja see on ka niisugune huvitav, et räägitakse, et Maserati, et kui halb ja kui kehv, et nendel autodel ma vahetasin ainult õli ja piduriklotse, et kui kellelgi need räägivad, et nii hirmsalt laguneb, et ja probleemi on, kindlasti see Ferrari sugemetaga F1 käigukast on nendel selline, mis on kapriisne asi, aga kui on vähe sõitnud auto ja see ZF käigukastiga, et siis seda küll väga et kartma kindlasti ei peaks. Ja sellega sai juba ju siis ka kaugemaid tiire tehtud või et ka Eesti-siseselt? Just tahtsingi sinna jõuda, et autod lähevad nagu päris põnevaks, et Eesti jääb kindlasti juba väikseks nendega sõitmise mõttes. Jaa, et kui selline, ütleme see igasugune kiirendusasi ja siis need rallisprindid ja asjad hakkasid nagu ära tüütama, et siis ma olen käinud üle 10 aasta nüüd suveti siis Euroopa siis sportautoreisidel, siis need on tavaliselt niisugune nädalane reis, kus sa siis saadad auto ära, siis lennukiga siis viiakse, lennujaamas saad siis teada, kuhu minek on, et need on soomlaste korraldatud, need reisid olnud väga hästi korraldatud ja seal sõltuvalt aastast on olnud 40 kuni mõni aasta ligi 100 autot. See on see kummipallo? Kummipallo 4000, jah. Aga nad ongi niisugune seltskonna, nad on siis ütleme oma olemuselt jaga, mis ta siis täpsemalt on. Ta meenutab natuke Gambooni ja eks ta ongi ju nimi on ju ka, et nad trahvi ei saaks 3000 asemel 4000 ja kummipallo. Aga seal on siis see, et antakse nagu järgmine koordinaat kätte või on ikkagi mingisugune üks tee, mis tuleb läbida kõigil? Ja seal antakse siis iga päev sulle päevakaart, kus sa õhtuks pead välja jõudma, sa saad valida siis reeglina 2 või 3 tee vahel, on kiirem tee, siis on kuskil, kus on mingid siis ütleme, siis mõned mäenõlvad või mingid kuskil niisugune, ütleme niisugune ägedam tee ja siis on veel niisugune ekstreemsem tee, et ja nende reisidega ma olen siis sattunud põhimõtteliselt peaaegu, et terve Euroopa on läbi sõidetud, et iga aasta on ta erinevasse kohta ja selles ka siis ütleme niisugune autode eelistus, et ma olen saanud väga paljude erinevate autodega käia ja ka siis autosid nagu proovida erinevates oludes, et üks asi on, kui sa sõidad Tallinnast Pärnusse 1,5 tundi või tund aega ja või tahad kuskil siin ringrajal paar tiiru teha, teine asi on, kui sa pead selle autoga nädal aega kuskil sõitma siis ühest Euroopa otsast teise läbi Alpide või midagi, et siis sa saad nagu aru, et kui hästi või halvasti mõni auto mingites oludes käitub ja sõidab, et see on nagu niisugune, ütleme, teistmoodi kogemus. No ja mis siis on kõige parem selline universaalne sportauto, millega tahaks nagu nädal aega sõita? No ütleme, et kõik 911 Porsched, mis on seal, ütleme, aastast 2000 ja uuemad, et kui Eestis siin vaadatakse neid võib-olla vanemaid, et ei ole enam nii kiire ja kõik asjad, et nüüd see nagu järjest kiirelt sõita, et sõidumugavus, kuidas ta pidurdab, kuidas ta keerab ja palju kütust võtab, et kui sa siit Pärnusse sõidad, kas auto võtab 10, 15, 20 liitrit, mingit vahet ei ole, kui sa pead nädal aega järjest sõitma ja sa pead seda 5 korda päevas tankima ja sul vahepeal ei olegi tanklaid, et see on ka üks asi, et mille peale, kui sa Eestis siin kulged, sa ei pea mõtlema. Ja minu jaoks üllatavalt niisugune hea kogemus oli 996 Cabriolet Porsche, millega ma 2 suve käisin siis sõitmas ja mul ei olnud mingit see muud autot võtta, et see ei olnud algus mu nagu esimene eelistus, et millega minna. Aga väga hea auto on ja ütleme, et kuidas siin tundub võib-olla tänapäeva mõistes, et ta nagu kõige kiirem ei ole, et võib-olla ta tõesti, et kui ta on automaatkäigukastiga ja foori tagant startida, et ta ei ole kõige kiirem auto, aga kui järjest on vaja kuskil mägiteedel sõita, et siis tegelikult on väga hea auto sõita. Aga võib-olla nende mõtetega ongi paras aeg siin nüüd otsad kokku tõmmata.
ja täna, jah, täpselt, ekraangi otsustas, et ta läheb magama ära. Stand-by. Just, ja tuleb muidugi öelda, et Euroopasse tripile minnes tuleks ikka panna uued rehvid alla ja need saab alati Baltaierist. Ja kui klaas on katki, et kehv on sõita, madal päike, õhtused pikad ilusad serpentiinid, siis Glass Drive'ist panete uue klaasi, näete kõike, mida vaja. Ja sulle, Hannes, aitäh, et tulid! Ja, tänud teile ka!